patarei sai tühjaks. Siin hommikust saati on elekter ära meil juba ja just kui nagu plaaniline katkestus või katkestamine, et miskisugused elektritööd kuskil käivad ja lubati 2:30 elektrit, kell on 4, elektrit pole, patarei on ka tühi ja eks ta natuke frustreeriv on, et siin pakub hetkel pooleli. Aga mulle natukene meeldib selline suhtumine, et keskendu sellele, mida sa hetkel saad teha, et seetõttu mõtlesingi, et panen hoopis kaameraaparaadi püsti ja teen siia algusesse ühe sellise lavastuse värgi, et just kui nagu töö oleks pooleli jäänud, mis ta tegelikult ka pool tundi tagasi jäi. Ja teeks võib-olla vähe pikemalt juttu ühest arvutist. Ja mitte siin pimedas koopas, vaid hoopiski õues. No hei, naksti õues ja kopp. Võtsin masina kaasa. Panasonic ToughPad FZ-G1. Suuremale ringile tutvustati seda ju 7 aastat tagasi. Isegi rohkem, 8. 2013 aprillis oli siis nii-öelda ja 8 aastat on see mudel turul olnud. Ilmselgelt mingisugune täiesti objektiivne põhjus selleks ja tegelikult ilmselt on isegi neid põhjuseid mitu. Et on Panasonicul tulnud ka selliseid mudeleid välja, mis olid võib-olla pisut ebaõnnestunud. Esimesena, mis pähe tarkab, on Panasonicu Android A1, mis oli minu hinnangul igast otsast üks ebaõnnestunud mudel ja mitte ainult minu, vaid siis ka tegelikult klientide hinnangul. Aga G1 tuli, praegu võiks öelda, et tuli, et jääda ja ilmselt jääb veel turule pikaks ajaks. Väga õnnestunud mudel. Iseenesest midagi oluliselt revolutsioonilist, just kui väljast näha nagu ma ütleks, et üks 5-6, võib-olla isegi 7 aastat varem juba oli ju turul saadaval Explori vägev ruged kärakas iX104 C2V Old View ekraaniga, kukkumiskindel, veekindel. Jah, omade ja riketega ja oma tohutu kaalu juures, mis muuseas tähendab seda, et sobib väga hästi minu mikrofoni juhet siin hoidma. Ta väga nagu kauaks pildile ei jäänud. Otseselt ei olegi siin nagu nüüd niisugune võrdlus oma pigem, et nagu seda aja luua või ajaruumi. Et väga kihvtid aparaadid on Explorid. Minu rugede elu nendest algaski ja tänase päevani nad mul tee peal jalgu jäävad. Jah, sellest ma teen ühe teise video ühel teisel hetkel ja rohkem fokusseerituna nendele. Aga praegu tagasi selle G1 juurde.
mis temas erilist on, ennekõike see, et kogu see arvutusvõimsus, mis on vajalik selleks, et Windows 10 jooksutada, on pandud siia suhteliselt õhukese korpuse sisse ja siia sisse on ära mahtunud ka ekraan, mis on tegelikult loetav ka päikesevalguses pirkas. Täna ilmselt natukene pilves ilm ja siin on selline piisav protsessori võimsus sees, et siin konkreetselt on siis nii-öelda 7. generatsiooni protsessor, siin on 8 gigabaiti RAM-i, 256 gigabaiti mälukaart ja piisab, et teha ära ettejuhtuvad välitööd või väljas ettejuhtuvad programmid või rakendused käima. Kuna see on ainult puuteekraaniga ja ehk siis nii-öelda siis maru hea on seda komplekteerida sellise lisaklaviatuuriga, sest võib juhtuda, et mingil hetkel kuskil matkal olles tahaks mingisugust pikemat juttu kirjutada kuhugi blogisse või olles näiteks metsatakseerija, tahad sa mingil hetkel vähe pikemat, siis on hea selline kerge nagu tööstuslik kaasas kandmiseks ette nähtud klaviatuur kaasa võtta. Et see konkreetselt on minu üks lemmikuid, see on Gamber Johnsoni USB ühendusega klaviatuur, mõnus kerge ja maru ägedalt nagu sama mõõtu selle tahvelarvuti endaga. Ja neid klavereid on mul alati väga mõnus ka nagu tõstuki komplekti lisada, et nendel on igasuguseid ägedaid kinnitusi ja klambreid ja adaptereid olemas. G1 saab teha edevamaks igasuguste, ma ei saa nüüd öelda igasuguste, aga mitmete erinevate kandesüsteemidega ja siin käepärast on mul üks kõige levinum aksessuaar, ehk siis X-strap, arusaadavalt X-tähekujulise vormist tulenevalt. See kinnitub siia taha ja annab sellise hea võimaluse nagu seda arvutit niimoodi nagu käe küljes vähe mugavamalt hoida. Praegu on ta mul siin lahtine, sest et selle paiga kinnitamiseks on vaja ära vahetada need nurgad siin. Aga see on nii mõnusalt komplektne arvuti, et ma tahaks praegu seda lahti kruttima hakata. Täna nende põhiline kasutajaskond on inimesed, kes töötavad metsas, inimesed, kellel on mingi hobi, mis viib neid metsa, või siis inimesed, kes tegelevad korra tagamise või elude päästmisega. Ehk siis politseiautodest me leiame neid aparaate, päästeautodest me leiame neid ja kiirabiautodest leiame. Aga lisaks on ka näiteks nüüd mismoodi autodesse kinnitatakse, siis selleks on jälle mingid ägedad tootjad olemas, kes on teinud siis riiuli tooteid. Näiteks on Precision Mounting ehk PMT lühidalt, metallist sõiduki kinnitused. Minu lemmikud on rohkem nagu Gamber Johnsoni plastmassist. Ta on mingi erisulam muidugi jälle, aga ma ütleks, et plastmassist sellised dokid, et nende sees saab siis ka neid aparaate autodesse kinnitada, näiteks tõstuki külge või purjaka külge. Aga ma näiteks ka ühte vähe konkreetsemat kasutust. Selleks pean ma nüüd igal juhul nüüd oma jalad veest välja võtma ja jalutama sinna oma auto juurde.